Elion. Eesti Telekomi grupi ettevõtted Elion ja Microlink ühinesid 31. märtsil. Minu vestluspartneriks on Elioni juhatuse esimees Valdur Laid, et rääkida, miks ühineti ja mis kasu see toob. Valdur, räägi, miks kaks väga edukat ettevõtte oma valdkonnas siis seljad kokku panid? Tere! Selle ühinemise mõtteks on tegelikult kokku panna kahe väga hea ettevõtte tugevused. Elioni poolt toome meie omalt poolt tugeva ja suure ärikliendi baasi ja hea teadmise telekommunikatsiooni valdkonnast. Samal ajal Microlinki poole pealt toome maailma tasemel IT-lahendused, mida Eesti avalik sektor ja suurettevõtted kasutavad ja konkreetselt nende lahendustega seotud väga tugevad IT-kompetentsid inimeste näol. Ja see eesmärk ongi tegelikult see, et need tugevused kokku pannes olla klientidele üheks partneriks, pakkuda neid kahte telekommunikatsiooni ja IT-valdkonda, mis nii ehk teisiti on omavahel tihedalt seotud koostöös paremini klientide jaoks ja lisaks sellele tuua tõesti välja uusi IT-teenuseid, mis klientide äri paremini võimaldaks ajada. No Elion on suur ettevõte. Kui suurt osa Elioni äris moodustab IT-lahenduste äri? No kõigepealt algatuseks ärikliendid moodustavad väga-väga olulise osa Elioni tegevusest, et umbes pool meie tuludest tegelikult lõppkliendi suunalt tuleb äriklientidelt, mis tõttu meie keskendumine seal tulevikule ja arengule on väga-väga kriitiline meie enda ja meie klientide tuleviku vaates. Nüüd konkreetselt IT-teenused, mis tulid siis koos Microlinkiga meie ärikliendi portfelli moodustavad ärikliendi tuludest umbes 10%. Aga soov on selgelt seljad kokku pannes ja nähes ka seda potentsiaali, mis siin turul on tegelikult väga jõudsalt seal valdkonnas kasvada. No sa mainisid nii kliente kui turupotentsiaali. Alustame siis klientidest. Kas klientidel on midagi ärevat, toredat, väga head oodata nüüd lähitulevikus? No algatuseks esimene asi, mis on lihtne nende paljude klientide jaoks, kes meil praegult juba ühised on, eelkõige Eesti suurettevõtted, on see, et klientide jaoks tekib üks kontaktipunkt, kus võetakse vastutus nii-öelda klaviatuurist või siis ka tegelikult klaviatuuri taga istuva inimese toetamisest kuni serveriteni välja, kus paiknevad andmed, kus hostitakse nende ettevõtete erinevaid rakendusi. Ehk et Microlinki Elioni jõudude kokkupanemisel võtame me vastutuse nende klientide siis nii-öelda klaviatuurist serveri lahenduste eest, et klient ei pea muretsema, kas probleem on andmeside ühendusega, serveriga, tema arvutitöökohaga. Kõik need teenused saavad olema ühest kohast kaetud ühe vastutusega ja seotult tagatud ka kliendi jaoks kvaliteetsel moel. Nüüd teine pool kindlasti on see, et me näeme, et just eelkõige keskmise suurusega ja pisut ka väiksemate ettevõtete jaoks, kus me senini ei ole võib-olla üheskoos nii tugevad olnud, me näeme, et on palju võimalusi seoses pilvetehnoloogiate ja mitmete uute võimaluste saabumisega tegelikult klientide jaoks pakkuda väärtuslikke teenuseid, mis aitavad neil nende äri edendada. Ehk et me oleme üheskoos mõtlemas nende teenuste peale, mis aitavad ärikliendi reaalselt tema ärilisi probleeme lahendada, olgu see läbi selle, et nad saavad efektiivsemalt toimetada või ka päriselt tegelikult oma äritulusid kasvatada. Kas meil on reaalselt mõned näited ka tuua juba, mis võiks ilmestada seda? No kõigepealt, eks ole, seal samas hallatud teenuste valdkonnas me juba oleme tegelikult kokku pannud tegelikult juba praktiliselt aasta tagasi kliendihalduse, ehk et meie kliendihaldurid on suurklientidel ühised. Me ühendame nüüdsest ära ka tegelikult meie toetelefonid ja toe pakkumise nii, et klient saab sisuliselt tagada enda kvaliteedi ühe kontakti kaudu. Mis puudutab teenuseid kui selliseid, siis esimese pääsukesena sellisest ühisest internetikeskkonnast teenuste pakkumisest oleme turule tulemas sellise asjaga nagu e-ost, mis võimaldab äriklientidel hõlpsasti oma internetikeskkonda integreerida sellise e-poe mootori, kus nende kliendid saavad siis tegelikult hakata lihtsalt Elioni arve kaudu ostma asju. Aga see on alles esimene mõte ja me näeme, et siin tõepoolest sai mainitud seda pilvetehnoloogiat või software as a service või siis nii-öelda teenuspõhist tarkvaramudelit, kus me näeme, et potentsiaal Eesti ettevõtete jaoks just selliseid maailmas tuntud tehnoloogiaid tegelikult ära lokaliseerida, nii et Eesti ettevõtetel on neid lihtne kasutada ja äridel oma hüvanguks tööle panna, on väga-väga suur. No väga tore, jääme ootama, kuidas IT-lahenduste äri siis aina rohkem paremaid tulemusi saavutab seoses ühinemisega. Usun küll. Aitäh!